Rallycrossi Eesti meistrivõistluste 4. etapil piirajal sekkusid mõnegi klassi tippkonkurentsi sõitjad, kes tänavu pidevalt kohaliku sarja võistlustel kaasa ei löö. Kõige osavõttu rohkemas klassis 10 võistlejaga crosskaaris võitis finaali rahvusvahelise Rally X sarja sama klassi liider Martin Juga, kes tänavu pole Eesti rallycrossidel võistelnud. Teine koht kuulus Eesti meistrisarja liidrile Tamo Toodole ja 3. oli Frederik Märtin. Martin Juga rääkis, et enne viimast 3 Rally X etappi oli pikem paus. Tehti vajalikku arendustööd ja nende tulemust on vaja ju ka proovida. Kõige parem ongi seda teha võistlustel. Tema sõnutsi sõit klappis, Jokkeri taktika õnnestus, ei võetud ühtegi üleliigset riski ja nauditi lihtsalt päeva. Eesmärgiks saada Rally X Taani etappideks seadistus täpselt paika. Rally X järgmised etapid sõidetakse 2. ja 3. augustil. Crosskart 250 klassis saavutas oma esimese etapivõidu Mairo Käär. Järgnesid Jako Samm ja Genor Raag. Kähri sõnutsi võit ei tulnud lihtsalt, eesmärgiks on endiselt meistritiitli püüdmine, aga kuna kõik sõidavad rajal sama aega, siis sellega läheb tihedaks. Superkaaris pakkus tippkonkurentsi crosskaari sõitjana tuntud Teet Vare Audil, kes lõpetas finaali Arvo Kase järel teisena. 3. oli Martin Vatter, paraku finaalsõit jäi poolikuks, sest päästemeeskond pidi minema rajale üht autot kustutama. Tuuringkaaris tegi hooaja esimese stardi valitsev Eesti meister Andreas Aruaas Ford Fiestal, kes kohe ka võitis. Teine oli Rauno Rappu Lada 2105-ga ja 3. Gert Pahmatšev Ford Focusel. Osavõttu rohkeimas autoklassis 9 võistlejaga BMW RX 3000 võitis samuti valitsev meister. Mait Pudel edestas finaalis esikolmikus lätlast Tailis Janssonit ja Sander Roosimaad. Mait Pudelil olid eelmisel etapil Missos tekkinud mõningased probleemid, mis selleks korraks lahendatud said. Järgmine Kehala etapp, mis on ka Balti meistrivõistluste osaks, toob kohale tihedama konkurentsi ja annab tõelisest kiirusest alles aimu. Crosskart 650 klassis ei jätnud valitsev meister Laur Langebroon midagi juhuse hooleks, noppides esikoha Georg Stev Supperi ja Hannes Männametsa ees. Pärast 3. etappi punktitabelit juhtinud Rait Sööt pidi kahjuks finaali konkurentsist välja jääma purunenud käigukasti tõttu. Super 1600 klassis oli domineeriv leedulane Rütis Rutkauskas Audil, teise koha sai Kevin Allik Mitsubishi Coltil ja 3. Läti võistleja Martin Šiveris Lada Kalinaga. Noorte autoklassis Jaris 1000 noppis esikoha Tauri Tiisler, teisel kohal oli Gerrit Franke ja 3. koha sai lätlane Magnus Baumanis. Rallycrossi Eesti meistrivõistluste 5. ja ühtlasi eelviimane etapp toimub 30. augustil Kehalas. Võistlus kuulub ka Balti meistrivõistluste arvestusse. Crosskaari puhul on kindlasti väga hea meel mul selle üle, et Martin, sina oled üle pika aja taas Eestimaal sõitmas, et paus on selles mõttes piisavalt pikk, et võib siin kodurajal ka tulla proovima. Jah, hetkel oleme olnud viimased paar aastat päris keskendunud sellele Rally X sarjale, et nagu see jõuag näha on, siis on see vaev on kõik vilja kandnud, et hetkel juhime seda sarja ja ka Rally X Euroopa liiga sarja ja nüüd enne viimast 3 etappi oli natuke pikem vahe sees, et tegime natuke arendustöid ja mõtlesin, et kuskil oleks neid ju vaja proovida ja kõige parem on seda ju teha võistlustel, sest see on kõige suurem trenn. Et jah, mõnus oli olla tagasi, eriti siin piirajal, et mulle see rada meeldib ja on niisugune mõnus voolav. No, tänane päev näitas tegelikult seda, et Tamo Toodo, kes on siin Eesti meistrivõistlustel liider ja keskendunudki Eesti meistrivõistlustele, kuigi temal on ka ikkagi rahvusvahelist sellist kogemust selja taga, on päris kiire, aga see finaal näitas ära, et tegelikult see õige taktika ja see õige koha leidmine ja õige jokkeri võtmine, see on ikka väga oluline võrdsete duellis. Jaa, kindlasti siin rallycrossis jokkeri võtmine on just üks hästi suur osa sellest mängust ja täna õnnestus see jokkeri võtmine väga hästi ja sõit ka nagu klappis, et ei võtnud mitte ühtegi üleliigset riski ja nautisin lihtsalt oma päeva ja sõitsin mõistuse piires, et ei läinud üle pushima ja tunnetasin autot ja et saaksime oma selle seadistuse ikkagi naela pea pihta täpselt Taani jaoks, et tundub, et hetkel on hästi. No kui rääkida sellest Rally X-ist, siis kui tihe see konkurents seal on võrreldes siin Eestiga, et oskad sa kuidagi seda võrrelda? Esiteks meil pole Eestis nii palju crosskaardi sõiteidki hetkel kahjuks,
et kunagi meil oli ikkagi 40+ meest joone peal, et siis oli äge ja kõik olid võib-olla, ütleme nii, et rohkem ühe pulga peal, aga tänaseks, kes on käinud, sõitnud väljamaa sarju nii Balti riikides kui ka Euroopas ja nii edasi, et eks see välisriikides sõitmine annab nii palju rohkem kogemust kui ainult ühes riigis nii-öelda sõita, et rajad on iga aasta ju samasugused Eestis. Et kui käid väljas ja sõidad mingi uue raja peal, siis see õpetab seadistamist ja kõike seda harjumist, et ma kindlasti soovitan kõigile, et kui võimalus on, siis tulge ja sõitke väljamaadel ka. No kui oluline või tähendab, et kui võimalik see ikkagi see esikoht lõpuks ikkagi säilitada ja hooaja lõpuks ära tuua on? Hetkel on punktiseis päris kitsas peale viimast 2 Rootsi etappi, mis läksid vähe nihu, aga ütleme nii, et loodetavasti kõik läheb nii nagu planeeritud ja ei hakka võtma jälle ühtegi üleliigset riski, aga kui on vaja, siis võtame, aga loodame, et ei ole vaja ja ikkagi proovime tuua asja puhtalt koju. Aitäh, jõudu sulle!